Võro, oma ja hää. Näin. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukkeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tulla tihti tavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tulla tihti tavatseis. Sees korralikult sööb, seega mängib ja teeb tööd. Tervislikult ikka tea, jätku leiba ei suu head. Tere! Tere! Tead, mul on suur mure. Nii, räägi, mis mure sul on? Ma ei tea, mida isadepäevaks kinkida. Jaa, see on tõesti suur mure. Ma arvan, et paljudel lastel on samasugune mure. Aga ma tean ühte kavalat nippi. Ma olen kuulnud, et issid on reeglina suured maiasmokad. Ja seepärast võib-olla oleks neile paslik teha üks vahva tort. Mis sa arvad? Teeme torti. Teeme torti. Ja selleks, et torti teha, oleks vaja ühte tordi põhja, siis vahukoort, suhkrut ja natukene erinevaid marju ja puuvilju. Et kas sina tead, mis marjad need punased siin on? Need on jõhvikad. Ei, need on pohlad. Metsas oled sa kindlasti neid hästi palju kohanud. Need pohladega saab hästi toredat torti teha. Nii, aga kõige esmalt siis vahustame vahukoore ära. Ja selleks on vaja siis, kes suudab käsitsi kloppida, siis klopib käsitsi. Aga kes ei suuda või pole viitsimist, siis selle jaoks on sellised toredad aparaadid ka. Aga ühte asja ma palun, vaata siin on suhkur ja kas sa valaksid selle suhkru siia vahukoore sisse, siis saame magusa vahukoore. Kas ma valan Ja, kõik ära? Kõik muidugi. See on täpselt paras kogus, et mitte liiga magusaks asja teha, kuid samas ka, et oleks siiski selline paras. Nii, ja nüüd ajame selle suhku siin natukene segamini ja vahustame vahukoore ära. Näed, paneb jooksu, meil on nii tugevalt see vahustatud juba. Et võtame siis selle agregaadi siit välja. Ja nüüd ma kohe teen ühe ettevalmistustöö ja siis sina hakkad torti pritsima. See ei tähenda seda, et võtad nüüd vee ja hakkad torti pritsima, vaid ma arvan, et paneme sellisesse toredasse kotti, kus on selline prits küljes. Kui nüüd sellist pritsi ei ole, siis tavaline kilekott, selline tugevam, kui sellist natukene nurk ära lõigata, siis sellega saab ka väga hästi asju ajada. Ja ma vaatan kohe juusika. Nii, leidsin. Kas ma võin neid edasi? Oot, ma arvan, et paneme nad ikka enne tordi peale ja siis nad on vahvad ja siis saad koos tordiga neid maitsta. Et ehk sa kannatad nii kaua. Kannatad? Ootame, kui tort valmis. Ma arvan ka. Siis on hästi tore ja hästi ilus. Nii, paneme selle vahukoore siis nüüd siia pritsi sisse ehk siia koti sisse ja siis hakkame torti kenasti pritsima. Ma näitan korra ette, kuidas see käib. Nüüd tõstame need ääred üles. Hästi lihtne. Võtame selle kreemi siia alla poole. Tõstame selle ka eest ära, et siis teie ka paremini näeksite. Nii, näed sa, niimoodi. Oskad? Kas sellised lillekesed? Jah, just, lillekesed. Mina nii kaua lõikan siin puuvilju väheke väiksemaks, et nendega saaks siis kaunistada. Ja milliseid puuvilju, tuleb küll väga ilusasti sul välja see. Milliseid puuvilju siin kasutada, ehk see olgu iga ühe enda valida ja võib-olla ka see, et milliseid puuvilju teie issi kõige rohkem armastab. Et siis nagu sellest vastavalt teha valik. No nii, keerame siin. Mulle meeldivad banaanid. Sulle meeldivad banaanid, aga lisaks banaanidele paneme siis võib-olla natukene ka värvi pärast seda kiivit, mis on nagu meie tikrimari. Kasvab ta just niimoodi kaugematel maadel. Nii ma keeran sul siit jälle. Lõikame banaani. Väga lahedalt tuleb siin. Väga tubli. Ops. Pööda, sambla, supp, teerinokid ka
tavaliselt sa joonistad oma mõtteid, eks ole, paberile välja, siis tordi tegemisel sa kasutad samu kunstimõtteid, aga tordi tegemisel ja teostamisel. Nii, nüüd peaks vist küll välja tulema sellest. Kas ma ülejäänud võin ära süüa? Ülejäänud võib täiesti vabalt ära süüa. Jaa. Nii, kohe laseme selle allapoole. Nii. Ja siis, kui sa selle ringi täis saad, siis pane mõned sellised mahukoore lilled siia keskpaika ka. Kas panen 3 või 4? Pane rohkem niimoodi, et me saame sinna puuvilju natukene peale panna. Väga ilusasti tuleb sul välja. Sa oled tõeliselt kunstiandega kokk ja kondiiter. Nii, no aitab nüüd küll. Selle võid sa siis hiljem ise ära süüa. Kas ma tohin praegult selle eest ära panna? Pärast söön selle ära. Kindlasti ma annan sulle selle tagasi. Nii, ja nüüd katsume siia siis puuvilju natukene peale panna. Et paneme siia natukene kiivit. Teeme selle sellise ringi. Nii, nüüd läks näpud natukene siin maukooreseks. Niimoodi. Näed sa, hoopis kohe teistsugune tuleb see tort, eks ole. Natukene puuvilja juurde ja vahelist värvi. Siis me võime siia panna ka mõned mandariini või apelsini viilud, mis siis lõikame lihtsalt. Nii. Ja sinule meeldis ja maitses hästi banaan, on ju? Ja, paneme palju banaani. Paneme palju banaani. No paneme siis banaani palju. Paneme siia niimoodi ääre peale. Hästi. Ma arvan, et kui sinule meeldib banaan, siis sinu issile ka kindlasti maitseb väga banaan. Nii. Ja kui nüüd banaanid on pandud kõik, siis võiks veel puistata peale siia natukene pohlasid. Vaata, kui lihtsalt ja kui kiiresti saab tort valmis, eks ole? Ja seda võib kohe siis süüa. Seda võib kohe süüa. Sa ei pea üldse ootama mitut päeva. Nii. Ja nüüd natukene punast siia peale. Nii. Ja ongi valmis. Hästi lihtne. Et veel võib panna siia natukene šokolaadi riivida ja kõike, mida ise heaks arvad. Aga mitte soolaseid asju kindlasti. Vat, selline. Ainult magusad. Jah. Või siis selliseid magushapusid puuviljast. Selline see isadepäeva vahva tort sai. Ma arvan, et see mure on nüüd murtud. Nüüd on kingitus olemas. Just. Nii et ja tisu. Just nii. Just paneb kindlasti. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukkeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana.